see oli tavaline vene värk, tegelikult on olemas selline slabo tunne, ehk siis kas sa suudad või ei suuda. Ja meil oli selline vaidlus kooli ajal, et ja üks minu klassikaaslastest küsis mu käest, et kas tahad ajakirjanikuks saada, kuhu kohta lähed? Ja ma ütlesin, et võib-olla lähen Tallinna Ülikooli, ma ei tea veel päris täpselt, võib-olla lähen, on olemas veel variandid ju Tallinnas ka. Kas sa Tartu Ülikooli ei lähe või? Arvad, et ei suuda või? ja siis ma mõtlesin, kas ma suudan või ei suuda ja siis ma läksingi sellepärast, et tõestada tahaks nii talle kui ka teistele, kui ka iseendale. Ega ma ei mõelnud, et ma astun sisse tegelikult. Ma lihtsalt mõtlesin, et proovin. See ongi selline slabo värk. Nüüd ma juba võin öelda, et see haridus tegelikult annab mulle siiamaani väga palju. Ja siiamaani ma jälgin, et kuidas kõik need õppimisprotsessid Tartu Ülikoolis toimuvad ja kes seal õpetab ja mis siis edasi toimub näiteks minu õpetajatega. Et siiamaani, kui tuleb mingisugune loeng aeg-ajalt, ma käin ja vaatan ja loen ja jälgin, mida näiteks räägib Marju Lauristin. Et minu jaoks see on väga oluline inimene.